Kas sa pissid duši all? jah, Ei. Te käite duši all. Ja, ma pissin nii duši kui ka teki all vahetevahel, aga ainult siis, kui õige tuju on ja tüdrukud kõrval ei ole. Lõpuks ikkagi sama toru, kust kõik ära voolab. Saunas kerise peale. Kui õlu kerise peale annab leiva lõhna, siis millist lõhna annab kusi? Ma ainult lasen, ega ma ise ei nuusuta. Piss duši all, duš pissi all, ühed merjad mõlemad. Ma lasen pihku ja siis hoian seda käes, kuni ma duši alt välja tulen ja siis kalan kaksis vetsepotti. Sama, aga ma hoian suus, mitte pihus. Uriin, veri, sperm. Kõik vedelikud lähevad nagu niuhti. Piss jääb kanalisatsiooni kinni vanadesse juustesse ja nii edasi, läheb haisema, ma ei saa aru, kas puhastate oma kanalisatsiooniluuki iga nädal. Rohkem vett peale, kui peaks haisema lisatoru siili. Ma ütlesin kunagi sõbrannale, et pissin duši all ja ta ütles mulle, et ma olen RÖVE. Rääkis, et ta ise siib seal ja surub jalgadega jünni väiksemaks, et torust alla läheks. Küsisin, kuidas on see vähem rõve kui duši all pissimine ja ta vastas, et piss puudutab sind, aga jünn mitte. Ma ütlesin, et puudutab küll, sest sa ju surud selle jalgadega alla ja see läheb varvaste vahele. Ta vastas, et jalg saab puhtaks nagunii, kui sepp mööda keha alla voolab. Mul polnud sõnu. Meestel hea, saab otse ära voolooku sihtida. Naised võivad niisama lasta nagu tahavad. PS. Eelduseks on, et dušinurka kaldkriips vanniga regulaarselt pestakse. Kuskil mainiti, et naistel ei ole mõistlik püsti seistes duši all pissida. See sunnib lõdvestama lihased püsti seistes, mis muidu hoiavad pissid kinni. See pidavat hiljem tegema nii, et on raskem kinni hoida, kui päriselt vaja on.